Ralli.ee Kaur Motorspordi lahkel kutsel viibib ühes Lõuna-Eesti nurgas nende järjekordsel testil. Praegu on meil aega rääkida Priit Poigil ja Silver Timi, tere! Priit, praegu testist kohe ei räägi, hakkame rääkima nagu üldse 2018. aasta hooaja algusest, mis te olete nagu Eesti meistrivõistlused sõitnud. Esimene etapp oli Lätis Aluksne ralli. Kuidas sa võtaks selle sõidu kokku? Aluksne oli, ma arvan, et väga hea, et lõpetasime ralli lõpuks absoluudi 6. kohal ja ma arvan, et kiirus oli seal, kus pidi olema, et sellel hetkel oli veel Proto ka ju suurt arendustöödes, et nagu ka tegelikult praegu veel, aga sellegi poolest sai temaga ka suht kiiresti sõita, aga seal oli agasid, nii et 6. koht oli täitsa nagu tänuväärt tulemus. Teine etapp sõideti samamoodi Lätis Kulbenes, see oli Sarma ralli. Kuidas teil läks seal? No see oli jah, ütleme, et nagu seal kõik vanemad rallimehed teadsid rääkida, et see oli nagu kogemuste ralli, et ilm oli mega halb ja värsket lund sadas peale, ja ma ütlen, et minu kogemused sellise libedaga sõidul ei olnud perfektsed ja meie kiirus sellel rallil oli nagu teistega märgatavalt aeglasem, see oli pigem nagu kogemuste leidmise ralli, et ütleme, et me nagu seal häid aegusid ei suutnud küll paraku näidata tegelikult. Siis oli väike paus kevadine ja juba hakkasid kodurallid pihta, esimene oli Tallinna ralli. Tallinnas oli jah, meil esimesel päeval nagu Egonilgi juhtus äpardus täpselt samasse ja kui ma nüüd ei eksi, siis oli sama koht ja sama känd. Sama koht ja sama känd jah, et ütleme, et võib-olla selleks ajaks oli see känd natukene sükkseks nagu paremini läbitavaks sõidetud, et meie nagu suutsime sõita katse lõpuni ja katse viimases kurvis lõpuks läks meil jah, amort puru pooleks. See amort läks pooleks tänu selle kännu tabamisele. Ja eks ta lõpuks jah, ta veel töötas kuni katse lõpuni, aga järelikult andis kuskil seal juba alla lõpus, et mingid sõlmed andsid alla ja läks puru lihtsalt ja Egonil paraku läks kohe. Egonil oli ja suht tugev välja. Jah, ja ütleme nii, et võiks öelda, et see legendi jäi see koht märkimata. Mõnedel oli see kirjas ja meie kahjuks seda kändu ei näinud, et me liiga seest ei lõiganud sealt ja need, kes julgesid proovida rekka seespoolt minna, need selle üles leidsid. Ja pärast oli sõidujoon juba sinna nii sisse sõidetud, et me lihtsalt jäi meie sõidujoone sisse. Lihtsalt midagi enam ei olnud teha. Too oli ju väga kiire koht ja reageerimisaeg on sisuliselt polnud. Ei on seal enne seatud kurvide suht must timekurve, et sinna pidid lihtsalt legendi järgi minema ja sinna ei näinud. Kui ma nüüd õieti mäletan, see tulek oli ju päikese käest lahti, see avab maastiku pealt veel metsa sisse ka. Kindlasti need varjud ja see muutus ka omakorda mõjutas seda. No võimalik jah, et seal jah metsa sisse minek täpselt just, et seal just hakkas mets. Kas see segas? Ma arvan, et seal oli ikkagist suures ajas see, et seda ei olnud kirjas ja seda on võimalik vältida. Amort vedrustus sai korda ja siis tuli Viru ralli. Jaa, Viru ralli esimene päev hakkas meil väga hästi. Ma arvan, et esimese katseaeg on meil seal absoluudi 6 aeg ja kiirus oli tõesti märgatavalt hea. Linn oli nii nagu ta on, kunagi pole mulle Mikihiire katsed väga meeldinud, aga teisel päeval juhtus midagi sellist, mida tavaliselt peaks just vastupidine efekt olema, et see tunne peaks kogu aeg nagu paremaks minema, aga mul läks nagu natukene kogu aeg nagu kiirus nagu kogu aeg langes. Nüüd tagantjärgi oskad sa nagu põhjust ka leida, mille pärast see nii oli? Võib-olla see ongi see, et vähene kogemus ikkagi, kui sa suudad sinna esimesel päeval absoluudi 6. aega sõita ja kaotad Eesti täiesti tipptegijatele seal sekund komadega. Ja see lausa ehmatab. See nagu natuke võib-olla ehmatab ja siis ei suuda ennast enam võib-olla järgmine kokku võtta, aga eks sellega me täna siin töötame, et Rally Estonial ikkagist olla kogu aeg sama terav nagu esimese katsega. Ja muidugi siis lõppes sellega, et oli väike legendi viga, et sõitsime vastu puhupalli 6. katse esimeses järgses kurvis paremale kohe. Seal oli tegelikult 2 puhupalli ja üks jäi mul nendest märkimata lihtsalt ja keerasin kurvi liiga sisse ja seal seest oligi. Videost oli näha, kuidas see põhupall nii-öelda tuli kohe tuppa. Tuli kohe tuppa ja et radiaator sai viga ja sõitsime paar kilomeetrit edasi ja siis oli juba temperatuur nii kõrge, et kahjuks ei saanud jätkata. Lihtsalt tuli katkestada. Tuli katkestada. Silver.
nüüd tahaks kuulda nagu sinu kommentaare kõikide nendele rallidele ja seiklustele. Alustame samamoodi. Lätist ja Aluksne rallist. Aluksne oli eriti hea kuidagi, et klappis kõik alguses tegelikult kogu aeg klappis ja võib-olla tegime teistest vähe erineva rehvi valiku ka ja kuidagi see ka võib-olla andis enesekindlust juurde, et pidamist oli ja sõit oli hea ja kõik nagu kulges nagu nii, nagu tahtsime. Sarmas kuidagi tõesti see pidamist ei olnud, sõit oli konarlik, omavahel ka kõik, see enam ei klappinud nii hästi nagu Aluksnes, üldse varem. Nii et Tallinnas tegelikult kõik oli tegelikult väga hästi ja pärast katkestamist edasi läks ka väga hästi, kõik meil omast sõitsime nagu hästi ja polnud probleeme, aga... See saatuslik känd? No see känd jah, selles mõttes pinge on juba maas ja siis on nagu sõidad nagu peaaegu trenni mõtted. Samas ei tohi nüüd väga nii öelda, et see oli ainult teie legendi viga, sellepärast et see kätt ju veel peale Egoni võttis veel 2 Vene paari ka ära ja mitmed sõitjad ka sõitsid seal rattaviltu ja lõhkusid ka veel vedrustust ja tänu tollele katkestasid hiljem. No ja meil oli seal tegelikult oli veel erinevaid probleeme. Seal Tallinnas teisel päeval meil sidur hakkas ära lõppema ja viimasel katset, me sõitsime ilma siduritega lõpuks. Võib öelda, et suht keeruline, üldse mitte lihtne ralli. Ei olnud jah, aga ikkagi seal jälle kuidagi nagu lõpus näitasime häid katseaegu nagu viimastel katsetel nagu eriti. Tuli kindlus tagasi? Jaa, kindlust väga ära ei kadunudki sellega võib-olla. Lihtsalt kahju oli sellest, et tulemist läks nässu ja punkte ei saa. See oli nagu sellest oli kõige rohkem kahju. Mis oli Viru ralli? Virus läks jah. Esimene katse kohe tõesti nagu üllatavalt. Esimene katse üks kord läbimist ja mis oli ka teistmoodi, kui Tallinna ralliga oli see, et oli 2 korda tutvumist ainult, et oli nagu hea, et mõlemal oli hea tunne, et saime sellise asja peaks nagu nii kähku minema. Virus muidugi oli väike erinevus, seal olid sellised katsed, kus oli nagu korraga 3 teed, oli selline lai, kiire looklev, siis olid suht pikad asfaldilõigud ja siis olid need RMK metsadesse ehitatud teed. Kas see tegi legendi koostamise ja sõidu keerulisemaks või ei? Kindlasti lihtsamaks ka ei tee, et kahjuks see 5. katse kehalas, see oli siuke niivõrd aeglane, et seda nagu seda kogemust nagu ei olnud, et teistes mõni aeglast kohta sõitnud ei ole ja kuidas seal nagu seda asja, kuidas seal üldse omavahel rütmi nagu lugemisest just nagu, kuidas seal nagu seda tuli nagu veel välja ja saime nagu ilusti hakkama, aga auto nii aeglas kohtades sõitmisest ka nagu nii väga hästi ei sobinud tegelikult. Tohutult tolmas. Tolmas ja poos kinni kas tolm segas ka teid sõitmast? Kas ei seganud? Ta oli tolmune, aga me saime Tallinnas nii kõva tolmukooli juba kätte, et see ei olnud. See ei seganud enam. See ei olnud midagi uudist, aga lihtsalt oli ikka ülikahju, et seal kuulni katsed katkestasime, et see järgmised katsed olid seal. Me kindlasti läksime parandama ja 8. katset oleks väga tahtnud sõita, et see meeldis meil juba kirjutame seal mõlemale nagu. No nüüd on tulemas muidugi kõige suurem sündmus, Shell Helix Rally Estonia. Täna te kindlasti testite, et saada veel nagu kätt soojaks ja kogemust juurde. Teil on kindlasti kiire, me teid rohkem kinni ei hoia. Suur tänu intervjuust. Edu tulemastel rallidel. Suur tänu Kaar Motorspordile, edu! Aitäh!